No tere, head sõbrad! Täna oleme tulnud siis siia Linnamäe hüdroelektrijaama juurde ja seda põhjusel, et avastame natuke seda Jägala jõge. Et siin on praegu remont ja siis on paisjärv alla lastud, et vaatame seda loomulikku jõesängi, sest just liiga tihti sellist asja ju ei näe. Hakkame vaatama. Siit on praegu täiesti tühi maa. See on ikka kõva, mitu meetrit see on langenud. Kõik on neid jõekarpe täis. Korralik auk. Siit poolt saab üle. Vaata, mis vee all kõik peidus on tegelikult. Vaatame korra täitsa kalda äärde ka. Siit võib mingeid huvitavaid asju ka leida tegelikult. Aga no see ei ole huvitav. Purk. Kõik on karpe täis. Jah, oleks tossudega tuld, siis oleks juba kahetsenud. Täitsa lõpp. Kurat, see on ikka väärt pilt siin. Siukest asja ei näe iga päev. Kõik prügi, mis on seal jõe põhjas, see tuleb ka välja. Huvilisi ikka käib kohal. Järgmine. Vaata, kui paljud jõekarbid surid ära tegelikult. Tuhandeid, miljoneid. Aga see näitab puhast vett, kui nii palju karpi on. See on nagu mingi teisel planeedil oleks. Oba! Lant! Kuule, lante võib siit leida küll. Kuigi sellel pole saba enam. No, siit äärest ikka saab minna vist. Vaata, sild on ehe näide, kuhu maani vesi oli. Väga lahe, väga lahe. See kivi pole ammu ilmavalgust näinud. Õige tubli tükk jälle. Siit võib leida mingid vanu pudeleid, mida ei ole näinudki kunagi. Aga ei loe välja. Siit on nagu nii paremad palad on ära korjatud juba nende poolt, kes siit esimesena jalutama tulid. Sealt saab päris hea pildi vist. Veel kalamehi. Head, me siit äärest olime, kõik on teises ääres. Muidu oleks seal seganud neid. Noh, ennem oli veetase siiamaani. Silt täitsa väljas. Autorehvid, pudelid, mida kõike siit ei leia. Veelussitopse, klaasikilde, saapataldu. Siin on täpselt kõike, mida inimene eluks ei vaja. Ei, see on mingi kast, mingi jura on siin sees. Kui keegi teab, mis see on, võib märku anda. Mis on?
velg. Kõik on jõkke lennanud järjest. No nii, see on veits põnevam koht siin. Siin on veel näha vanu maha võetud puid. Väga lahe. Sealt proovib siis jõe poole, ma arvan, minna rohkem. Vaatame. Ma ei ole tegelikult isegi, kui siin kõrge vesi oli, ei ole kunagi jalutanud selles kohas, nagu siin ääres varem. Seal Linnamäe hüdroelektrijaama peal olen küll käinud, aga nagu jõe äärt mööda edasi ei ole jalutanud. See on nagu kõrveala siin. No siin läheb juba vool kiiremaks. Ma ei teagi, kauaks see üldse jääb niimoodi alla. Vaata, kui oleks täna saanud terve päev vihma, siis siin oleks eriti jama kõndida. Praegu on isegi normaalne. No nii, seal läheb vool kiiremaks vist, jah. Vana Salvo kelk. Kes teab, millal sellega viimati kelgutati. Ussraks. Jaa. Seal peab juba ronima hakkama. Näh. Vana orikapurk, Viljandimaa originaal, sellist pole näinudki. See on mingi eriväljalase vist. Mis asja? Seda ma ei näinud. Mingi laps. Teine pilt on veel minna midagi. Siit ei saa arugi, mis see on. No see on praegu kõige huvitavam leid. Kes ennast ära tunneb, siis teab, kus selle kätte saab. Seal. No siin ei ole enam lihtne liikuda. Aga seal vist läheb paremaks või? Seal läheb ikka väga selliseks. No siit hüppama ei hakka. Sa võid mulle käe anda. 1, 2, 3. Noh, see on juba siuke matkamoodi asi. Siit on vist jõgi läinud kahelt poolt nagu. Ja keskel on siis väike saareke. See on ilus kärestik. Ja siin on juba üsna kiire vool. No see on ikka räigelt, siit oleks kanuuga, oleks üliäge sõita. Siis kui me seal Võhandul Raimoga käisime, siis olid ka osad kärestikud olid niimoodi, et vahepeal tuli keskelt, viskas täiega vett sisse nagu. Õnneks ümber ei käinud, ühed käisid ümber ka.
alajahtumine tekkis. No ma ei tea, kas nad lõpuni sõitsid, aga no see on ikka korralik. Väga ilus. Vaata, mis kõik on vee all peidus tegelikult. Kui vesi on kõrgem, siis ta ei ole selline nii kiire. Need on väärt kaadrid. Need on väärt kaadrid. Mega lahe. Kanuuga paneksin ümber ka kivi otsa ja siis külg ette. Ühesõnaga, selline ta siis sai. Ma loodan, et teil oli huvitav, minul küll. Ja nüüd on videopildis ka mälestuseks olemas. Olgu, järgmine kord läheme juba kalale. Tšau, paka!